Inimestel tänapäeval ei ole üldse aimu, milline jõledus on kommunism, kogu see vasakpoolne äärmuslus, mis me praegugi pead tõstab teistes vormides, kas homoseksualismi kultusena või siis kliima sellise kommunismina. Täpselt sama eraomanduse hävitamine, mingite rahulolematute vähemuste nagu ja nende nagu rahade ja meediaga nende haipimine ja neile võimu andmine. Et kõik see on kuidagi väga tuttav. Tervitus! Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie Eestimaa maskita lood koguni 31. saadet. Ja tere tulemast kõiki vaatama, aga meil on täna natuke eriline saade, sest me täna koos Sven Kivisildnikuga striimime Jüri Lina toetuseks, nagu me kord oleme varem teinud. Ja kuna me striimime, siis meil ei ole ei helitehnikat, meil ei ole valgustust. Ja ma vabandan juba ette, kui heli ja pilt annavad soovida, et sellisel juhul lihtsalt me läksime nagu lihtsama lahenduse ja formaadi teed, et saada see toetusstreaming siis nagu eetrisse ja saada see siis üles. Aga aitäh teile ja siis nagu ma juba mainisin, et Jüri Lina toetuseks, see tähendab seda, et meil on tulemas külla jälle Rootsist loenguturneele meie kuulus kirjanik ja filmirežissöör ja vandenõude uurija ja pahade jõudude paljastaja Jüri Lina. Ja siis siin on meie viimane rahvuslik teataja, siis, mille toimetaja ma olen. Siin on toodud esileheküljel ära selle tema loenguturnee kava Eestis kohad ajad. Nii et tellige meie lehte, saate selle koha ja aja ja kava kohe teada, mustvalgel paberil väga hästi on teada ja pea kuskilt otsima. Ja teiseks muidugi me oleme kogu aeg avaldanud alati kokkuvõtte tema loengutest. Nii et ma vabandan, ma lähen kord ära. See on aprillinumber meil siin. Ja aprillinumbris on siis Jüri Lina eelmise 20. veebruari loengu rõhuasetusi. On olemas kokkuvõtte tema loengust ja siis... Loengu järel sai ju härra Lilangaga saade tehtud. Ja. Nii et saab nii kirjalikult kui pildina, liikuva pildina samal teemal informatsioon. Ja armsad vaatajad, kui te meid vaatate, siis ka teie saate üksjagu ära teha, et see õudusunenägu, mis meil siin praegu toimub, see ikkagi miskil ajal lõpuks lõpeks. Nii et üks asi, mida te teha saate, on meid toetada ja meie lehte tellida. Siis saate ka, meil on nüüd olnud viimasest alates juba veebruarikuusest on olnud igas lehes artikkel, kas siis Jüri Lina teemal või siis tema loengusarja tutvustus või siis kokkuvõtte või siis artikkel. Muidugi see artikkel, mis tal Venemaast on kirjutanud, seda me ei ole jõudnud avaldada, siis igas lehes juba niikuinii Jüri Linast midagi oli, siis me ei ole seda selline avaldanud, aga see nüüd kindlasti tuleb võimalik, et juuni lehes. Ja mis selle artikli teemaks on? See on artikkel Venemaast ja selle sõja tagamaadest, et ühesõnaga, et see sõda käib niimoodi, et nagu satanistid on enam-vähem mõlema poole eesotsas ja inimesed sõdivad ja surevad ja tapavad üksteisteks. Nii et nagu... Jah, aga kurb olukord. Nojah, olukord on mitmed pidi kurb, et nagu sinna ei ole midagi varata ja selleks me siin oleme ja üks võimalus meid toetada on lehte tellida, siis te saate kaasa aidata, et see nagu see õudusunenägu lõpuks ära lõpeks. Saate vaadata meie saadet, saate teistel, keda te teate, tuttavatel sugulastel töö juures läbi käite, võtke varrukast kinni ja kutsuge nad samuti meie saadet vaatama.
siis seal on olemas YouTube'il üks nupp seal saate juures, saate meie saate tellijaks hakata, kõik need asjad aitavad. Saadet jagada, saate likeida, see kõik teeb robotile natuke elu keerulisemaks. Täpselt nagu Sven ütles ja see on meile toeks ja abiks. Ja selleks, et see õudusune nagu ikkagi siis kunagi ära lõpeks. Meil on ka nagu järgmised saated Jüri Linaga kavas ja meil on ka järgmised saated saatekülalistega kavas, nii et julgelt võite meie tellijaks hakata. Kindlasti tuleb huvitavaid asju ja nagu vaatamisväärset materjali üles. Kuule, räägi, mis on Jüri Lina selle uue loengusarja teemaks? Vaat siin ongi need kriitikud või kuidas öelda, vastased või nemad on kanged ütlema, et alles ta siin käis veebruaris, eks mis tal ikka öelda on, eks. Kas ikka on mõtet minna ja see on päris kallis ja see on täitsa vale, ma ütleksin. Iga kord, kui Jüri tuleb, on tal midagi päris palju tõsiselt uut. Muidugi on ka neid asju, mida üle korratakse vanemast ajast, nagu ega siis kuidas see oli, repetito mater studiorum est või? Inimesed käivad iga nädal kirikus ja see lugu on 2000 aastat vana ja töötab väga hästi. Täpselt nii. Ei kurda, et see on see vana lugu, me oleme seda ükskord juba kuulnud. Põhiasju tuleb kogu aeg üle korrata, aastatuhandeid, see on selge. Seda on proovitud ja nii see käib. Ja väga hea Sven, kordamine on teadmiste ema pidi olema. Aga on kindlasti uut ja põnevat. Näiteks tal eelmises loengus ta väga hästi, meil on siin kokkuvõttes ka toodud, tutvustas meile islamiusu tagamaid, kus juures kogu see, ma ei hakka siit sõna-sõnalt ette lugema, on see, ütleme sisuliselt kogu see usu nagu see põhialus on nagu bluff, et siin on... Et ei lähe ajalooga kokku. Ei lähe ajalooga kokku, et on Mekas sündinud ja Mekat ei ole üldse sellel olemas olnud ja nii edasi. Ja kuidas öelda, need usulood ja legendid, mis seal Koraanis on, need on kuskilt sealt aramea keeles juba enam ammu seda olemas olnud, et nagu on täiesti tuvastatud uurijate poolt, et ütlevad, eks see on nagu näidendite, filmide ja raamatutega, sama asi on religioonidega, ikka laenatakse vanematelt tegijatelt, ikka varieeritakse neid teemasid ja sõnumeid ja asju. Et ma arvan, et see ei ole nüüd ainult islami patt, et see on ju ka Loomingu raamatu, kus nüüd lihtsalt põike kõrval on päris huvitav raamat sellest, kuidas need veeuputuse müüdid piiblis on laenatud sumeritelt. Ja selliseid kokkusattumusi ja laene on ikkagi tuvastatud nii ühes kui teises kui kolmandas kohas. Ja ega see ei ole ju mingi saladus, et see piibli kõige esimene Moosese raamat ehk Genesis ehk loomine, et see ongi ennem seda piiblit olnud vanade legendide kogum, et see ei olegi nagu mingi saladus. Aga siis tema juurde tagasi tulla ja lugejaid kindlasti huvitab, et kuidas see praegune seekordne Jüri Lina loengu turnee siis välja hakkab nägema, et võib-olla saab siit meie saatest täpsemaid juhtnööre, et ei ole kuskilt mujalt otsima hakata. Seekord ma vaatan, et Jüri on selle turnee nagu natuke teisiti ümber teinud. Sellepärast, et ta tavaliselt alustas Tallinnast ja siis tuli Pärnusse, aga ma ei tea, Tallinnast, kas ta on kuidagi, ma ei oska öelda, aga nüüd on Tallinn jäetud viimaseks ja miks ta viimaseks on jäetud, siis seda ma ei oska öelda, seda peab Jüri enda käest küsima. Aga siis kõige esimene loeng toimub esmaspäeval 10. juunil kell 18 algab Pärnu Keskraamatukogu suures saalis ja sissepääs on ainult 10 €, et selles suhtes ei ole midagi praeguste Eesti hindade juures üldse. Jalakäival pärnakal nagu mina väga hea koht, ei pea hakkama rattaga rügama läbi turistide hordide. Täpselt niimoodi. Ja teisipäeval 11. juunil kell 18 algusega on Viljandi Sakala keskuses
Tallinna 5 vist on, see on vist siis aadress ja sissepääs on ka 10 eurot. Kolmapäeval 12. juunil kell 18.30 on Tartus hotell Soho konverentsiruumis Rüütli 9, seal on sissepääs 13 eurot. Neljapäeval 13. juunil kell 18.00 algusega Võru kultuurimajas Kannel. Ja sinna on ka Põlva rahvast teretulnud. Reedel 14. juunil kell 15 kuni 18 Paides Järvamaa Keskraamatukogus. Laupäeval 15. juunil kell 15 kuni 18 Rakvere Gustavi majas. 28. Pühapäeval 16. juunil kell 15 kuni 18 Rapla kultuurikeskuse kinosaalis. Ja alles lõpuks siis esmaspäeval 17. juunil kell 18 algusega Tallinnas Rävala puiestee 8 suures saalis. See on seal Kaubamaja kõrval, see Rävala puiestee, siis Tallinna inimesed kindlasti teadvad, et kuidas sinna sõita. No, sõidad Kaubamajasse, maja on selle kõrval seal. Ja kindlasti tuleb üles midagi uut, mida te pole nagu varem kuulnud. Ja siis Jüri Lina on ise andnud selle sarja nagu tutvustuseks ja teemaks varjatud andmeid, tutvustab varjatud andmeid loenguga kelmide püünises, kuidas kelmid andetuid ära kasutavad. Nii et väga intrigeerib ja väga huvitav teema. Nii et nagu kindlasti tulge ja siis on ta ise kirjutab, et edasi paljastatakse kelme, keda avalikkusele on esitatud pühakutele, näiteks ema Theresa või kangelaste Ernesto Che Guevara või üliandekate kunstnikena Andy Warhol. Supipurgi kunstnik siis, kes ei peaks teadma seda supipurki, vast ikka teate. Neid müüdi isegi Eestis vahepeal, et Campbelli supipurki, aga kuna supp ilmselt ei olnud Eesti rahva maitsele väga vastu võetud, ma ei ole neid enam müügil läinud, võib-olla on kusagil. Aga kunagi see purk oli ikkagi ka meie poe lettidel. Sai saad suurt kunsti siis osta ja palju rusikaga süüa. Ja siis oli nagu siis selle sama firma sarnane supipurk oli, need on terve sari neid suppe seal. Andy Warholi siis kujundatud või? Ei, see oli lihtsalt supp, mida ta sõi. Mis ka tavaline hästi levinud supp, nagu meil Põltsamaa mingi supi põrkist purk. Ja sellise omapärase disainiga, et ta lihtsalt joolistas neid asju, mis ta ümber oli. Lihtsaid asju, aga ta me hakkab midagi välja mõtlema. Seda meil lehest või telekas nägi või poes või laua peal oli, seda ta siis tegi. Selline kunstnik ta oli. Et Andy Warholist on tema nagu kurvast nagu sellisest loovekõverast või sellest on huvitavalt juttu eestikeelses kunstiraamatus. Must oli kas selle nüüd, mõni autorite nime nagu jääb praegu nagu võlgu, aga räägib välis-Eesti kunstnikust Kalev Markostovist. Ja sellest, kuidas siis, Kostav oli väga vaimustunud Warholist, Warhol oli tema nagu suur eeskuju ja innustas teda nagu meeletult. Ta oli ikkagi väga suur nagu siuke kultuuriikoon. Selliseid kummalisi kunstnikke on ju ennegi olnud. Näiteks see Tindibleki kunstnik Pollock, kes on teada tänapäevaks, et CIA projektiga oli tegemist. Et lihtsalt kunstnik oli läbi ülirikkurite, ütleme nagu tänapäeval näiteks Soros, aga siis oli vist Guggenheimi ja läbi mingite rikkurite, kes siis esinesid metseenidena, kanditi niisugust luure musta raha ja haibiti täielikult absurdset kunsti. Ütleme, kui Warhol ikkagi tegi nagu dekoratiivseid asju, banaani ja supipurki ja mingid selliseid äratuntavaid asju, indiaanlase pilte, kauboi pilte, eks ole, tal olid filminäitlejad Monroe'd ja kuulsad lauljad nagu Presley, kõige tuntumad, kõige labasemad, kõige selgemad asjad. Siis see ikkagi Pollock tegi ainult tindiplekke, aga see ei ole vandenõuteooria, seda vanasti väitsid Nõukogude kunstiteoreetikud, et see lääne kunst on pask ja mingi siuke ideoloogiline nagu voodoo. Ja tuleb välja, ta oligi, et Luube tegi seda selleks, et näidata, et kui Nõukogudes oli, Nõukogude Liidus oli kunsti väga reglementeeritud, ideoloogiline ja tuim ja siukene hingetu, et siis näidata, kui vaba, et võeti kõige absurdsem asi ja pandi sellele rahad taha, et näidata seda vabadust, eks ole, et igaüks võib teha, mida ta tahab, on ju, ja see ongi kunst. Et mõlemad äärmused on ju tegelikult idiootlikud.
väärastustes, perverssuses, seda esitatakse nagu vabadusena, et see on küllaltki tüüpiline. Aga tuleks veel korraks nagu Warholi juurde tagasi, et tema selline suur tähelend ikkagi lõppes päris kurvalt. Siis Warhol Kostopi kirjeldab selles raamatus, mingi kunstilinna osa, narkomanide pesa, kus pinnad mitte midagi ei maksnud, siis sinna kogunesid siuksed algajad kunstnikud, entusiastid, kes siis tegid kunsti. Ma ei tea, siis kuskil seal, ühesõnaga see räägib nagu sellest alla käinud piirkonnast, kus siis siuksed kunstnikud midagi üritasid teha ja mõni sai ka kuulsaks. Aga eeskuju siis Warhol tegi näituse ja sinna oli kutsutud siis näitlejaid ja kõiki asju. Ja sinna tuligi seltskond nagu kokku, aga see ei huvitanud enam mitte kedagi, et ta kirjeldab seda, kuidas siis kõigile, kes kohale tulid, anti üks väike nagu CD-trükis nagu teos. Ma ei mäleta, mis ideaalse pilt või mis ta siis oli. Ja enamus külastajad või peaaegu kõik viskasid selle ära minnes prügikast, et prügikast oli siis neid Warholi originaale täis. Et kuidagi väga, see on nagu pilt, mida ma endale nagu kujutan ette vahel, et see lääne kunstniku selline kurbloolus, et kõik oled nagu maailma tipus, kõik nagu teavad siin, see masin veel kuidagi töötab, et tegelikult see ei huvita mitte kedagi. Ja lõpuks see läheb lihtsalt sõna otseses mõttes prügikasti. Prügikasti, jah. Ja et selline episood siis Warholiga seoses. Vaata kui huvitav. Ja mis sul Jüri Lina loengust on nagu meelde jäänud? Ma vaatan korra siin ringi, et mul oli... Jüri Lina mina olen fänn nagu algusest peale. Esimene raamat, mis nagu täielikult vaimustas mind, oli Skorpioni märgi all, mis siis paljastas ikka kommunistide kuritegevust. Et see oli nagu ääretult huvitav ja haarav teos ja ma arvan, et ta tuli eesti keeldega suhteliselt nagu mõistlikul ajal. Et ma olen nagu markeri unustanud nagu autos sellist. Ma arvan, et mul on kuskil marker. Aga vaata sa markeris, ma räägin senikaua nagu lahutan nagu vaatajate meelt, kui sa markerid otsid. Ma oleks natuke seletanud nagu vaatajatele seda Jüri Lina fenomeni, et millest see nagu... Väga nagu... See on nagu nõrk, aga minu meelest ma tulin selle markeriga, võtsin nagu ta kaasa, kas ma unustasin selle kuhugi taskusse või? Taskus ta ei ole. Ühesõnaga marker on taskus. Marker on leitud, näed, oleks pidanud paremini ette valmistama meie saadetega, nagu see öelda, et see on siuke. Ma arvan, et see Skorpioni märgi all, mis minuks oli tõesti nagu ilmutuslik raamat, mis väga paljusid asju selgitas, kus see kurjus tuleb. Kuidas sellised jõledused üldse saavad sündida, mida kommunistid tegid. See oli ju ilmselge absurd, nii verine absurd, et see ei mahu nagu mõistusesse. Ja sellel ei olnud antud, mina vähemalt ei olnud saanud nagu mingit selgitust, kuidas sellised asjad on võimalikud, et Jüri Lina tegi nagu minu jaoks need asjad selgeks. Minu see on väga suur asi ja ma arvan, et seda selgust vajavad paljud. Ma arvan, et enamusel, eriti noortel inimestel tänapäeval ei ole üldse aimu, milline jõledus on kommunism, kogu see vasakpoolne äärmuslus, mis me praegugi pead tõstab teistes vormides, kas homoseksualismi kultusena või siis kliima sellise kommunismina. Täpselt sama eraomanduse hävitamine, mingite rahulolematute vähemuste nagu ja nende nagu rahade ja meediaga nende haipimine ja neile võimu andmine. Et kõik see on kuidagi väga tuttav. Ja ilmselt see seltskond seal taga on täpselt seesama. Et selles ei, ma arvan, ei ole kahtlustki. Satanistide mingisugune, mingite maailmavalitsuste susele pörgivate tegelaste jõuk kuskil. Maailma revolutsionäärid ja alati on nad satanistid kuidagi. Ja kuidagi jah, see paistab neid. Tähendab, kui seda Jüri Lina fenomeni nagu püüda seletada, et ma joonistaks siia ringi, et see on nagu see maailm, milles nagu tavainimesed nagu elavad. Siukses maailmas ja siis aga see maailm, mida Jüri Lina meile nagu püüab rääkida ja seletab, see maailm on palju suurem, see läheb siit ja ma ei teagi, kus selle maailma piir tuleb, aga see läheb siit veel edasi. Ja me ei teagi, kus see piir jookseb. See on maailm, mida meile Jüri Lina tutvustab. Ja siit ta võtab meie väiksesse maailma kogu aeg asju juurde, mida me ei tea. Ja tal on neid alati ei võtta, lihtsalt ei ole viga Jüri Linas, ei ole viga meis, vaid me ei ole see suur maailm, mis me lihtsalt ei tea sellest piisavalt palju.
me ei tea, meie eest on varjatud infot, meil ei ole räägitud väga olulisi ja tõsiseid asju. See on nagu päris maailm ja see on selles maailmas, kus me elame. Ja selles maailmas on siis televiisor on siin selles maailmas, eks ühesõnaga siin. Ja siis siin televiisorist silmad pärane siis istub see vaene inimene, kes siis seda televiisorit siis päevalt põrnitseb ja siis selles maailmas elab kogu aeg. Ja nii, et see, mis siit suurest maailmast tema maailma võetakse, see ei ole vandenõuteooria, nagu öeldakse. See on lihtsalt osa sellest maailmast, mida me ei tea ja mida Jüri Lina meile avab. Ma arvan, et paljud inimesed ei taha teada, et esiteks see kõik on ikkagi väga jube, väga vägivaldne, kuri, inimvaenulik. Tõesti, sõna otseses mõttes nagu inimvaenulik, need on inimese vaenlased, kelle väga tõenäoliselt, kelle eesmärk on ikkagi inimsugu harvendada nii, et järgi jääb võib-olla 500 000, nagu seal George ja nende juhti, mis nad olid siis. 3 miljardit oli juhtkivi peal kirjas. Ja, et no see on ikkagi väga vähe sellest, kes meil praegu elab. Ja kui mõelda, et noh, kes siis on need järgijääjad 500 miljardit ja kuidas siis ära tapetakse need ülejäänud. Noh, me näeme juba praegu, et sündimus Eestis on 2 aastaga kukkunud umbes 25% ja järjekordne nagu sündimuse madalusrekord, see on täielik katastroof. See on katastroof. Et see on üks viis, kuidas meid hävitatakse. Täpselt niimoodi, jah. Mina näen siin ilmselgelt kokkusattumust nii kui süstimine algas, nii algas ka demograafiline katastroof, mida ei olnud sõdade ajal, küüditamise ajal, mitte kunagi. Ja nüüd on see käes. Väidetavalt selle ajal, kus me elame paremini kui kunagi varem, mis loomulikult ja see propaganda, see käis ju terve Nõukogude Liidu või kommunismi aja käis ju suur leierdamine, et me ei ole kunagi nii hästi elanud kui praegu. See käis senimani, kuni see suur liit üldse kokku kukkud. Ja meie rahvusliku teataja siis mainumbris, viimases numbris on ära toodud siis eutanaasia. Siin nagu inimestele lihtsalt sunnitakse peale, et nad ise ennast lihtsalt ära tapaksid. Siin on, ma ei tea, kes ei ole veel näinud, all on enesetapumasin on olemas täiesti. Neid toodab vist päris hulk firmasid ja see on see, millega inimene pärast maha maetakse, et ta läheb sinna sisse. Ei, see kirst vist siit võetakse siit välja ja osa on nagu ühekordselt, et sa lähed sinna sisse, et teeb sulle, ma ei tea, gaasi või mingi asja ja siis koos sellega maetakse sind. Et sul ei ole vaja isegi kirstu raha enam. Vaata, ma ei tea, kuidas see tehnika täpsemalt nagu toimib. See ei tundu väga selline mädane kirst olevat. Ja no see kõik peab väga soliidne ilus olema ja siis see on enesetapumasin. See on see nagu siis see suur ilus tuleviku poole, sest meie kõik teie ja kes te vaatate meid ja kõik ülejäänud peavad siis nagu. Mulle väga meeldis lugu Kanadast. See vahepeal oli suur hitt nagu Ameerika alternatiivmeedias. Kus Kanadas oli sõjaveteran, ratastooli invaliid. Ja pöördus oma kohaliku omavalitsuse juurde, et noh, selline probleem, et tahaks kaldteed. Ei saa ju ratastooliga tuppa, eks ole, kui kaldteed ei ole, no iga päevane suke vaev ja viletsus. Ja mida siis kohalik omavalitsus vastas? Teil on väga tõsine probleem, meil on teile ka lahendus olemas, see lahendus on eutanaasia. Sa ei saa ratastooliga tuppa, sest pole kaldteed ja omavalitsus ütleb sulle, tead. Ma aitavi sind, meil on väike süst või väike kast, mis laseb sulle gaasi. No ja see käis nii närvidele sellele sõjaveteranile, et ta võttis asja üles, läks ajakirjandus ja millegi pärast ajakirjandus nagu haakis nagu selle loole taha, see ei ole tavaline. Just tuli välja, et selliseid lahendusi oli pakutud veel ja veel ja veel. Ma tean, 10 võib-olla 100 inimesi. Niimoodi hukatud, jah. No kõik ilmselt ei lasknud ennast ära hukata, aga et üldse valitsus, saad aru, omavalitsus, kes sinu eest võiks nagu hoolitseda. Selle asemel teeb selle lihtsalt surmasüsti. Tuleb sulle surmasüsti jutuga, ehk läheb läbi, no ehk teeb ära, saame kaelast ära. Jube lihtsalt. Õudne. See on puhas kurjus, seal ei ole mitte midagi muud. Ja meie lehes siin puhas kurjus ja meie lehes siin kaasautor, kes soovib jääda tundmatuks, inimesed ei lihtsalt isegi oma nime ei avalda. Ja siis näiteks tema kirjutab siin, see eutanaasia ei ole mingisugune, et me siin Sveniga räägime teile nagu hirmu juttu ja mõned üksikud inimesed võib-olla on ennast tattunud, aga kuulake, mis see tundmata autor on välja uurinud. Abistatud surmade arv kasvas eutanaasia riikides iga-aastaselt. Ametlikud andmed 22. aasta Hollandi eutanaasia statistika kohta on järgmised. Riigis registreeriti 170 100 surma, millest eutanaasia abiga suri 8000
720 inimest. Tuhanded inimesed on juba mõrvatakse. Ja tundub, et seda ringi, kellele siis seda eutanaasiat nagu pakutakse, et need ei ole ainult inimesed, kes kannatavad valudes või kelle elu ongi nagu täiesti lootusetu, et neil tervis on nii halb, et on enam-vähem juurviljad või midagi sellist. Et seal, sinna on Downi sündroomiga, eks ole, lapsed juba kaasatud Kanadas. Minust oli sellest, et see oli hiiglaslik projekt. Ja võin praegu numbritega, mis nad tahtsid ära süstida 16 000 puudega last. Aga lihtsalt ei leitud arste, kes võtaks selle vere oma kätel, et siis see asi nagu jäi soiku. Aga plaan oli olemas. Et see need on uskumatud uudised, kui meil nagu sellest eriti ei taheta kirjutada, kui kirjutatakse siis ikka, et see on siuke tead hädaliste aitamine ja meditsiini ja see on siuke nipet-näpet, aga kui seda juba pakutakse ratastooli invaliidile, kellel ei ole midagi muud viga, kui tal on kaldtee puudu lihtsalt. Kaldtee on puudu see, et ta saab riigi käest invaliidsuspensioni ilmselt. Parem jah, kui teda ei oleks lihtsalt olemas. Tema on oma sõjatöö ära teinud, nüüd on ta vihane veteran. Vaatame nüüd, et ehk läheb läbi, ehk teeb süsti ära ka veel. Töö on tehtud ja aga paistab, et see ikkagi päris kõigiga veel läbi ei lähe. Aga see on ka tõesti noorte inimestega. Ma ei mäleta, kus riigis see oli. Ma nagu lasen silmad üle. Kus mingi 20-aastane tütar. Jaa, see oli Hollandis, see oli 28-aastane. Kas ta oli Peek või mis ta nimi isegi oli. Ma tean seda Vanglaplaneedis oli üleval see artikkel ja see lihtsalt tema oli depressioonis. Ja lihtsalt oli paha tuju selle asemel, et teda anda siis kas siis medikamentset või kognitiivset ravi, siis selle asemel temale anti nõu. Ja läks läbi. Ja läks läbi see 28-aastane neiu siis. Kui inimesel on tõesti selline meeleolu on ikka niivõrd. Laseb ennast ära tappa siis. Kui saadakse, kohe ollakse. Ja pange tähele, kõik need asjad vaikselt tulevad meile. Hetkel meil selliseid kuritarvitusi mina ei ole märganud, võib-olla neid on, võib-olla neid ei ole. Neid ei propageerita, tavaliselt käib nendega alati suur reklaamikampaania kaasas. On mingid näidisjuhtumid, siis keegi näiteks raskelt haige mees, kes siis ei saa vaene, ei saa ravi, ei jõua ka korterit maksta, mis ma siis ikka tein. Mul ei olegi midagi, see on mulle kõige parem. Räägib sulle kaamerasse sellist juttu, vaatab siniste silmadega otsa ja peab sind veenma, tegelikult on seda sulle kõige parem. Ja nii seda tehakse. Ja järjest see ring laieneb, lapsed, eks ole, depressioonis noored, kõik, mitte ainult tõesti juurviljad ja valudes vähi viimases staadiumis, eks ole, tõesti, kus see asi võib-olla ongi, oleneb inimese filosoofilisest vaatest, aga ütleme, et ma ei tea, minul on sugulasi, kes küll kardavad sellist asja, et ta jääks loogisse, oleks selline, siuke juurikas, et ei tahaks sellist asja. Kes seda tahaks, et see on väga keeruline küsimus ja see on mingis mõttes on ta vajalik, aga nagu alati satanistid, nad keeravad vindi üle ja iga hea asja on ta looduskaitse, on ta mis iganes asi, sellest lõpuks kujuneb välja mingisugune õudus ja veel tappev õudus. Ja väga tore, kui Jüri selliseid asju ka nagu valgustab meile. Et see on sellest ei räägi peavool ja inimesed ei kipu mõtlema ja üks põhjus on see, et kõik need jubedused on lihtsalt niivõrd mõistuse vastaselt jõledad ja julmad, et see ei mahu lihtsalt paljude inimeste pähe. Meil ei ole inimesed sõdasid üle elanud, nälga üle elanud, ei ole olnud mingeid tapatalguid, revolutsioone ega asju, tead väike pronksi üles ja nagu õiget sellist massimõrva mõõtu välja natuke madistati seal, keegi suri. Et inimesed lihtsalt ei ole kogemust, ei ole enam neid vanemaid inimesi, kes mäletaksid. Minu vanaisa ja vanaema mäletasid sõda, aga näiteks ütleme nüüd, mina olen ju ka vanaisa, mina ei mäleta sõda, mina ei saa oma lastelastele rääkida, kuidas see oli. Ma saan ainult vanaisa ja vanaema, oma vanaisa ja vanaema asju rääkida, aga see ei ole enam nii veenev kui see, mida inimesed ise ka teevad. Ja kui see kogemus on kadunud, see õudus, sest inimesed enam seda ei mäleta, need väga lihtsalt kordu. Täpselt, sul on väga õige, siin üks teooria ongi, et sõjad tulevadki sellepärast, et need põlvkonnad, kes on sõda näinud ja seda kogenud, mida see on kaasa toonud, et need lihtsalt surevad ära ja siis tulevad uued põlvkonnad, kes nagu inimlikest tungidest, instinktidest lähtuna hakkavad toimetama. Ja kui palju meil on sõjavastaseid filme ja raamatuid, eks ole, neid on ju lõputult ja ütleme, Läänerindel muutused, suhteliselt äsja tehti film siin paari aasta eest. Kõik see on ju olemas. Vietnami sõja filmid, Vietnami sõja raamatud, neid on ka tehtud
noh, Tšetšeenia sõjast, igast viimasest sõjast on selle sõja hullust ja lollust, noh, Apokalüpsis täna ju Coppola film nagu väga suurepäraselt seda absurdi nagu näitav teos, noh, täielik absurd, täielik jant. Ja ei, no mitte midagi see aita, sellest mõttes on nagu nii kurb nagu mõelda, et isegi seda mõistlikku kunsti, mida on ju nii vähe ja mis on südametunnistusega tehtud, selle mõju on ikkagi nagu nulli läheb. Ja no Jüri Lina juurde tagasi tulla, siis tema loengul saab osta ka toidulisandeid, mis on tervislikud ja siin on D-vitamiin 5000 ühikut ja super C-vitamiin. Ma näitan neid sellepärast, et ma ise ostsin need tema käest. Mõlemad maksid 30 €, no siin on ühes on 90 ja siis oli 60 kapslit. Nii, ja kuidas sa siis oma kogemust? Ja mul on siuke kogemus, et mul oli bronhiit oli, et ma kühisin väga kõvasti ja siis kui see küha ära läks, siis oli ka siin nagu kopsusoontes nagu ragises, kui ma magasin ja seda on kroonilise bronhiidi tunnused ühesõnaga. Ja siis, kui see jälle see paha aeg hakkas Eestisse külm ja märg ja talv ja sügis ja kogu aeg sajab lumi ja sulab lumi ja lumi sajab ja sulab ja siis mul tuli jälle siuke meeletu küha, et ma ei saanudki ja siis ma läksin apteeki ja võtsin mingid Brondexid seal, mingid täiesti bronhiidi vastast rohtu, võtsin seda. Tulemus milline? Tulemus oli õudus, ma pidin ennast surnuks kühima. Täiesti, mitte midagi parem. Aga siis parasjagu sel ajal Jüri tuli siia ja ütles, et võta, osta ja siis ma... Nägin seda, kui Apu näoga sa nad ära ostsid. Sa isegi mäletad, kui Apu näoga ära ostid, aga ma usun Jürit ja ma panin see 60 € maha ja ostsin need ära ja võtsin 50 asemel 5000 doosi sisse, nagu Jüri Lina soovitab. Ühesõnaga nende vahe siis nende apteegis müüdavate tavaliste vitamiinidega, nagu ma aru saan, on see, et nende toimaine sisaldus on oluliselt suurem ja nii suur, et tast on ka midagi abi. 500 milligrammi C-vitamiini, kuskil 5-60 milligrammi arvestatakse inimese päeva normiks, aga siin on 10-kordsne norm. Räägitakse muide, et Fauci võttis ise 6000 C-vitamiini, siis kui see pandeemia justkui oli. Et tema võttis seda labidaga ikka siis umbes samas suurusjärgus. Ja umbes samas suurusjärgus. See tundub, et see on tõhus. Võtsin oma käeval, proovisin, võtsin mõlemaid sisse siukses, kas päris 6000 milligrammi tuli, aga vist ikkagi kuskil võib-olla 5000 küll, eks, esimesel päeval ja teisel päeval ei olnud nii midagi, aga ma jätkasin samamoodi, kuna ma olin nüüd ära ostnud ja purgid ja lootus inimesest ei jätta ju kunagi maha. Ja näed, mitte järgmisel päeval, aga ülejärgmisel päeval oleks nagu mingi käsi nagu üle põhjil kuskil. Nähtamatu käsi, need nagu mõjus. Üks on siis... Nii et mõjus küha jäi vähemaks, küha jäi pehmemaks, küha hakkas... Siis on ka C-vitamiin ja D-vitamiin oli... Ja mina ostsin, D-vitamiin, siin on vist 125 mikrogrammi 95 kapslit. Ma ei tea, see D-vitamiini päevaks noorem. Nii et... Tõesti, ja ma sain oma bronhiidist täiesti lahti, nii et kui ma nüüd olen, nii mul ei isegi selle bronhiidi vahepeal ei ragisi ka sees midagi, nii et nagu enam see magades hakkas niimoodi vilisema ja ragisema, see ongi krooniline bronhiiti kopsusoontes, aga nüüd see on ka läinud. Minul on sarnane kogemus. Sain tänu nendele päris sellest oma hädast lahti, aga... Ühesõnaga tõsi jutt, mina mäletan, kuidas sa köhisid ja kuidas sa seda ostsid, ega sa väga rõõmsalt seda ei teinud. See on päris tõsine välja minek mulle, jah. Et praegu see igal juhul tundub, et see investeering nagu tasus ennast ära. See tasus ära, jah. Ja need rohud ja palju teisi on alati loengus müüa. Aga suur aitäh teile vaatajad, kuulajad, kui te nüüd jaksasite meid vaadata ja kuulata, siis siin on võti nagu palju edasi see väga hea ja vajaliku väärtusliku teave saamiseks. Nii et ärge laske võimalust mööda ja tulge Jüri Lina vaatama. Võib-olla saate ka tervisejoonde. Maksab üritada. Maksab üritada. Meil on siin positiivne näide. Meil on positiivne vähemalt olemas. Aitäh teile. Kohtumiseni. Kohtumiseni.